väga meeldis see saade muusikast Mihkel Rauaga ja mulle meeldis, et sa olid, ma ei tea, kas sina või sinu tublid produtsendid olid sinna tõelise staariarmee kokku saanud Tanel Padarini välja, kes ei ole üldse väga aldis viimasel ajal rääkima, et mis olid sinu jaoks siis selle saate tegemise trumbid? Noh, nagu sa juba mainisid, meil oli väga tugev toimetuslik tiim, Kaidi Klein, kellega ma olen töötanud, ma arvan, juba üle 20 aasta koos, kes on suurepärane toimetaja, on põhimõtteliselt valmis või võimeline. Esiteks väga head ja aastate jooksul ka juba nagu üsna minulikud intervjuud ette valmistama nii, et mina neisse võib-olla esimeses faasis nagu liiga palju ei sekkugi. Ja teiseks jah, on ta suuteline inimesed ära rääkima, nii-öelda kaamera ette tulema, et tema maine on nagu muusikute seas nii hea, et inimestel on väga raske talle ei öelda. Kahtlemata aitas selle saate tegemisele kaasa ka sinu enda asjatundlikkus selles, mis sa oled ise selles maailmas olnud, et mis arvad, kas võiks rohkem olla selliseid saatesarju, mida teevadki asjatundjad? Muidugi eeldusel, et teil on ka telegeeni, eks ju. Absoluutselt, väga tore oleks, mitte ainult telesaateid üldse võiksid asju teha inimesed, kes sellest asjast midagi teavad. Ja telesaated on kahtlemata ka need. Ma ütlen, et need annavad sellele kaalu juurde. No ja eks ta natuke oleneb ja meie saade oli ka muidugi üsna nagu, kuidas öelda, spetsiifiline, et ega niisugused saateid liiga palju ju ei ole tänapäeval ja selles mõttes on väga tore, et Inspira ja Rahvusringhääling nagu seljad kokku panid ja selle riski võtsid, et nad sellise saate otsustasid oma eetrisse toimetada. Aga muidugi teatav seotus selle elualaga, millest sa saadet teed, tuleb kindlasti kasuks. Ajal, kus meil on nii palju meediume, mida tarbida, palju sa ise televiisorit üldse vaatad ja mida? No ma niisugust live-televisioone vaatan üsna vähe. Mul on muidugi televiisor ja ma vaatan valdavalt seriaale, mis mulle meeldivad ja ma vaatan ka uudiseid. AK ma vaatan küll, jah. Ja mul naine on suur televisiooni fänni, et see mängib ka meil hommikuti kodus. Nii et natuke ikkagi vaatame nagu seda elus televisiooni ka. Aga jah, põhiliselt vaatame striimime või kuidas see moodne väljend on Netflix ja muid platvorme. Palju sa Eesti filme vaatad, need on jube sünged? Oleneb, selles mõttes, et sünget lugu on võimalik ka jutustada võib-olla veidi kergemalt. Hea näide on seesama Frank, mille üks stsenarist ja minu vennatütar on ka täna nomineeritud. Nii et oli minu meelest väga tugev film. Tegelikult seda sünge film, aga samal ajal ka kuidagi nagu jutustatud nii, et ma ei olnud kogu aeg niisuguses konstantses või pidevas stressis ja masenduses, et mulle väga meeldis see film. Ja lõpuks siis küsin, kuidas muidu läheb. Tegelikult ma tean, täna tuli ka kurb uudis Singer Vingeri trummari kohta, aga kui me selle morbiidse osa välja, kuidas läheb muidu? Läheb hästi, ma tahaksin loota, et tööd on ja tervist näib olevat puhka nagu enam-vähem korras ja ei pattu oleks kurta. Oled sa nüüd rohkem seal suve pealides? No nii ja naa, ma jagan oma elu Tallinna ja Pärnu vahel. Valdavalt me püüame olla Pärnus, aga eks töö toob Tallinnasse ka ja meil on siga väike pesa, kus me saame olla ja selles mõttes kaks linna rõhuga ja fookusega Pärnul. Ütle Pärnus üks tore koht, kuhu soovitad nüüd teistel Eesti inimestel minna avastama? Võib-olla kõlab banaalselt, aga kohe on käes suvi ja Pärnus on nüüd äkki juba 3. suve avatud koht, mille nimi on Tüün. See ongi nagu niimoodi liiva ranna peale ehitatud, väga tore niisugune koht, kus on vahva õhtul aega veeta ja aega mingit spordivõistlusi vaadata ja mida iganes. See on tore koht, kuhu ma soovitan minna.